see projekt tundus meile algusest peale väga huvitav ja intrigeeriv võimalus pidada dialoogi vana arhitektuuriga ja teiseks uurida tellist kui sellist, vana ehitusmaterjali võimalusi. Võimla lähteülesanne oli küllaltki delikaatne. Hoone tuli paigutada muinsuskaitsealale. Me siis otsustasime seda vana maja kõnetada selja tagant, tekitada niisuguse lõbusa dialoogi nagu tagahoovis. Ja seetõttu on ta paigutatud esiteks vanamaja teljele ja näoga siis selle koolimaja tagumise fassaadi poole, avatud klaasfassaadiga. See müür pidigi idee poolest kandev müür olema nii seest kui väljast punasest tellisest ja mõjuma siis niisuguse suhteliselt raske müürina tänava poole. Aga sinna sisse sai tehtud siis 365 väikest augukest, mis tegid selle hoone siis päris õhuliseks. Et see müür siis päeval laseb päevavalgust ruumi poole ja öösel siis või õhtu poole vastupidi siis ruumivalgust välja poole kumada. Ehitaja oli päris hädas sellega, et leida sellist meeskonda, kes suudaks seda ühtemoodi laduda ka üle terve maja, et kui 10 meest korraga hakkavad seda erinevatest kohtadest laduma, et tulemus oleks ühtlane. Ja siis nad muidugi arvasid ka, et meil on kõik need välja joonistatud tellised endal peas, et nad ei julgenud ühtegi liigutust teha ilma, et meiega oleksid kooskõlastanud seda. Žüriil oli kahju, mida me teadsime, et mida projekti autorid tahtsid teha, et ka seespool oleks see punane tellis olnud üleni seintes. Žürii kahtles selles Columbia kivi seinas seal seespool, mis oli veel värvimata ja nirisev suhteliselt, see oleks võinud värvitud olla. Siirivalve ütles, et aga värvida jõuab ju alati. Siis me otsisime värvi ja rõõmsust nagu teistest lahendustest ja tulidki nüüd terksevärvilised põrandad ja katusefermid ja ringtrepikojad on siis ka niisugused rõõmsalt kollased.